Märt Sults, palun. Aitäh, härra eesistuja, hea minister. Tähendab, et ei ole siin maailmas midagi uut, on lihtsalt unustatud vana. Tähendab, et võrdset kohtlemist õpetajate suhtes pole nagu mitte kunagi olnudki. Minu noore spetsialisti aeg kunagi sai valitud sellepärast, et kutse keskkoolides oli õpetaja palk 20% suurem kui munitsipaalkoolis, tavakoolis. Nii et väärtustati õpetajat küll ja küll. Praegu on täpselt sama seis, tähendab, et võrdne kohtlemine ei ole absoluutselt tagatud riigigümnaasiumis ja munitsipaalgümnaasiumis. Et ühed on natukene paremad, teised natukene halvemad. Siit johtuvalt küsimus. Te eelnevas vastuses härra Ammasele ütlesite nii, et oli mingi meeltesegadus, räägite ära Riigikogu. Vastutaja on minister. Miks pärast sellist väga räiget juriidilist viga minister tagasi astunud ja praegu pole Aaviksoo ka vastutust võtnud? Aitäh! Aitäh. Minister oli sel ajal Tõnis Lukas ja tema ei olnud selles süüdi, tema käest ei küsitud. Mis puudutab õpetajate võrdset kohtlemist, siis palgatingimused on meil õpetajatele ühesugused. Küsimus on, kui suur on õpetajate koormus. Selle eelnõu üks probleem või selle regulatsiooni üks probleem on selles, et ta muudab koolivõrtu ebaökonoomsemaks ja kannab siis rahastuse koormust õpetajate palgalt tegevuskuludele. Et kui see regulatsioon jätkub, et ühel pool on täielikud vabadused ilma siis maksumaksja kaasa rääkimiseta, siis on see tendents jätkub ja on vastassuunaline sellele, mida on ajanud viimased haridusministrid ja viimased valitsused ja ma väidaks siiski ka viimased riigikogud. Hariduse ühe prioriteedina on õpetaja palk eraldi teema, motiveeritud õpetaja. Ja selle eelduseks on ka need õpetajate täiskoormus, selle eelduseks on tegevuskulude kontrollimine. Seda kõike see eelnõu käsitleb. Aitäh.